Tere tulemast Musta Kassi Taro kanalile. Täna alustan uue teemaga, inglinumbrite rubriigiga. Kas olete kunagi märganud kella vaadates, et seal on tihti samad numbrid, näiteks 11, 11 või 17, 17? Või näete autonumbreid samade numbrite kombinatsiooniga 666, 999, 777? See ei ole lihtsalt juhus. Need on korduvad numbrimustrid, mille kaudu kõrgemad jõud, inglid ja universum meiega räägivad. Inglid on kohal ja tulevad meie tähelepanu millelegi juhtima. Selles rubriigis hakkamegi me koos lahti kodeerima nende numbrite tähendust. Võtke see teekond vastu avatud südamega, hakake märkama märke enda ümber. Inglid ei saa meile kõrva karjuda. Nad saadavad meile märke. Tihti me ei pane tähele neid, sest oleme liiga hõivatud oma mõtetega tööst, kodust, ükskõik millest ja ei märka midagi, mis meie ümber toimub. Mina ise näen ja jälgin numbreid juba aastaid. Keegi ütles kord, et kui näed kellaaega 11.11, siis on sul otseühendus Jumalaga. Kõigepealt täna teda kõige eest, mis sul on, ja siis võid ka ühe soovi esitada, mis ilma järjekorras ootamata Jumalani jõuab. Seal siis otsustatakse, kui kiiresti või kas üldse see täitmisele läheb. Soovid ei tohiks olla lapsikud. Me ei peaks soovima endale, ma ei tea, lumehangeõue keset juulikuud, ma ei tea, 1000 eurosid endale pangaarvele. No midagi sellist, mis ei ole võib-olla üldse teostatavad, tõenäoliselt polegi. Et need peaksid olema ikkagi sellised, nagu näiteks see, et kui keegi murrab jalaluu, et ta saaks kiiresti terveks, et tal valu oleks vähem. Või keegi on hädas, et siis talle tuldaks ruttu appi või et ta leiaks kellegi, kes saab ja suudab teda aidata. Midagi sellist, mis nagu ise endal on midagi tõsiselt mingi probleem, suur probleem, siis kindlasti võib ka seda Jumala ette viia. Ühesõnaga, jääme reaalsuse juurde. Aga täna ma teen sellega algust ja võtan ette esimese numbrimärgi ehk inglinumbrimärgi. Kui te näete sellist numbrikombinatsiooni 0000, see tähendabki uut algust, lõõgastumist. Minge vooluga kaasa, finišijoon, edu, võit. Piiramatu potentsiaal on selle numbrikombinatsiooni lühisõnum. See on inglitelt õigeaegne meeldetuletus, et suudate kõike saavutada. Kui te suudate sellest unistada, pole mingit põhjust. Miks te ei saaks seda reaalsuseks muuta? Kui keegi on midagi saavutanud, siis pole mingeid takistusi selles, et ka teie võiksite seda sama või midagi muud saavutada. Et te ei peaks endas nii palju kahtlema. Kui teile ilmub pidevalt seesama numbrikombinatsioon 4-0, siis on inglite sõnum selge. Midagi hakkab teie elus muutuma. See on midagi suurt, mingi uus algus, põnev algus. See number tähendab muidugi kõige algust ja lõppu, mida te elus läbi elate. Armastuses võivad olla teie suhtes rasked ajad. Inglid tuletavad meelde, et iga kogemus elus muudab meid ja viib lõppeesmärgile lähemale. Armastuse jõud on võimsam rahast ja rikkusest. Võtke üks päev korraga ja nautige neid väikeseid asju, mida elu teile toob. Rääkige inglitele, paluge selgust ja nõu, kuidas edasi toimida, suhet parandada või kui teil seda suhet veel ei ole, siis kuidas armastust leida. Inglid on meie kõrval kogu aeg ja nad ei saa meid aidata, kui me ise abi ei palu. Neil puudub selleks luba. Et seda tuleb endale ka meelde tuletada. Et inglid ei saa meid aidata, kui me neile selleks luba ei anna. Me peame alati nendega rääkima ja nendele andma selle loa, et ta võib aidata meid, sest nad tegelikult väga ootavad seda. Inglid väga ootavad seda, et nad saaksid meid aidata.
ja muidu nad istuvad seal täiesti jõude, nad ei tee midagi, tegelikult muidugi teevad, ajavad oma mingeid ingli asju. Ega mina ka nende hingeelust midagi ei tea. Aga ma tean seda, et väga palju aitavad. Kui mul on midagi kadunud, ma ei leia seda, siis ma alati palun neid, et tulge näidake, olenemata sellest, kas ma üldse mingeid numbreid näen. Me saame nendega iga päev niikuinii rääkida, isegi siis, kui me numbreid ei näe. Mina alati palun neid, et aitaksid mul. Ma olen vahest leidnud oma asjad täiesti fantastilisest kohast, kuskilt sealt, kus ma iial poleks neid osanud otsida. Et jah, niimoodi on nende inglitega. Et märgake märke, võib-olla te hakkate tänasest rohkem märkama ja me läheme siin ka nädal-nädalalt nende numbritega, erinevate numbrikombinatsioonidega edasi. Et numbreid on ju palju, on korduvaid numbreid, on seal, ma arvan, et alla 3 vast ei ole nagu päris selline kombinatsioon, me ikka näeme seal, ma ei tea, 22 või 33 või mida iganes. Aga võib-olla see video paneb teid maailma natukene avaramalt nägema, paneb mõtlema selle peale, esiteks juba selle peale, et inglid ei saa meid aidata, kui me neid ei palu seda teha või kui me neil ei luba seda teha. Ja teiseks selle peale, et teeme rohkem silmad lahti ja vaatame, kas või kodus kella ja mõtleme selle peale, et keegi midagi tahab öelda. Teine asi on see, et kui te midagi palute või küsite või otsite vastust, vot siis vaadake kohe eriti hoolega enda ümber. Ja siis te saate selle vastuse võib-olla palju kiiremini kui mingid muud kanalit mööda. Et ärme siis unusta, et inglid on meie ümber, saadavad meile märke, püüavad meie tähelepanu, vahest hoiatavad, vahest toetavad, vahest lohutavad ja vahest lihtsalt vastavad, kas minna paremale või keerata vasakule. Ma räägin teile mingi kord veel teistest võimalustest, kuidas inglid saavad meile vastata. Aga täna ma lõpetan sellega. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida. Kindlasti võite te minu kanalit tellida. Siis olete te kursis kõigega, mis kanalil toimub. Aitäh, et olite minuga ja kohtume järgmine kord.